Tere lugupeetud koolijuhid, õpetajad, haridustehnoloogid, inseneeri- ja IT-huvilised. Umbes jaanuarikuu keskel oli mul üks telefonivestlus ühe pangajuhiga. Ja see oli selle AI ja TIHÜPPE programmi teemal ja tema ütles mulle, et nende pangal on selline ambitsioon, et järgmise 5 aasta jooksul tahavad nad suurendada oma käivet 2-kordselt, aga vähendada töötajate arvu 2-kordselt. Ma ütlesin, kuidas see kokku läheb, et tahate käivet suurendada, teil on vaja rohkem inimesi. Ta ütles, et ei, et tehisaru on see, kes selle töö tegelikult ära tööb ja selle efektiivsemaks tõstab, mille tõttu ta ütles mulle järgmise lause, et inimesed, keda ma tulevikus panka tööle võtan, on ainult ühte liiki inimesed. Need on insenerid. Ma ei taha enam ühtegi finantsanalüütikut, sest insener on see, kes mulle selle tehisaru tööle paneb ja suudab need süsteemid püsti panna. Et ta ütles, et kui te toote mulle sealt TIHÜPPEst turule tulevikus neid 100 insenere, siis ma olen nõus rahastama seda programmi. Et tema sõnum oli mulle siis see, et ta oli väga-väga õhinad täis sellest TIHÜPPE programmist. Ja ta tõi lihtsalt panganduse esindajana näite, kus ta ütles, et see on ainuõige viis, kuidas edasi liikuda, sellepärast, et tuleviku tööturul on võtmeoskusteks süsteemne mõtlemine, metatasandi, kognitsioonitasandil mõtlemisvõime, seoste loomise, mõtlemise oskus, analüüsi oskus, süsteemide ehitamise oskus, loomulikult ka inimestevaheliste suhete, kommunikatsiooni, meeskonna, töö, suhtlemise, emotsioonide haldamise oskused. Aga need on, suur osa nendest oskustest on need, mida õpitakse tehnilistel erialadel ja inseneeriaõppes. Aga samal ajal on meil Eestis olnud selline olukord, kus võrreldes 2013. aastaga on inseneeria erialadele vastuvõtt vähenenud 25%. Et kui aastal 2013 oli kõikidest õppima asujatest ülikoolides 17% tehnikaaladel, siis aastal 2022 oli neid 12% ainult kõigist õppima asujatest. Ehk siis langus oli märkimisväärne. Aga alates 2023. aastast on uuesti see õppijate arv hakanud kasvama, mis teeb ainult rõõmu ja kindlasti aitab sellele kaasa meie Inseneeria Akadeemia käivitamine 2023. aasta lõpus, kus siis ligi 40 miljoni eurose eelarvega suur algatus on käima lükkamas tehnika- ja inseneeriaalade õpet mitte ainult ülikoolides, aga põhikoolides, gümnaasiumites, kutsekoolides, rakenduskõrgkoolides ja siis ka ülikoolides ja ka huvihariduses. Ma olin selle Inseneeria Akadeemia loomise idee küll mitte juures, ma sain ministriks sel hetkel, kui see ideena tegelikult oli juba välja kujundatud, aga ma ühe esimese tegevusena, kui ma ministriks sain, tundsin seda, et me peame tegelikult natukene seda eelarvet suurendama, sest tõepoolest need oskused, need pädevused, mida tehnikaaladel õpetatakse, on tuleviku vaatest aina olulisemad ja olulisemad. Lisaks nüüd Inseneeria Akadeemiale, mis ma arvan annab väga tugeva hoo ja tõukejõu just nimelt nende pädevuste oskuste arendamisele noores põlvkonnas, millest see pangajuht mulle ka rääkis. Käivitas president, algatas teadupärast selle TIHÜPPE programmi siis veebruaris. Siin on väga palju koolijuhte ilmselt, kes põnevusega ootavad, et mis asi see siis ikkagi on ja kuidas ta toimima hakkab. Ma olen nüüd käinud gümnaasiumites ka õpilastele rääkimas, loenguvormis rääkimas sellest tehisintellekti tulekust haridussüsteemi, mis väljakutseid ta meile esitab ja võib-olla lühidalt täna ka siin räägin selle TIHÜPPE olemusest. Et kui on kõlama jäänud nagu see, et selle mõte on anda kätte tehisaru litsentsid ja laptopid, milles need litsentsid sees on personaalsete kontodega, siis jah, see on osa sellest, aga see on väga väike osa sellest, mis selle programmi mõte on. Selle programmi eesmärk on ju tegelikult õppimise nügimine sinna suunda, kus me umbes 10 aastat oleme püüdnud oma haridussüsteemiga liikuda.
ehk siis selle nüüdisaegse õpikäsitluse veel jõulisem kohale toomine haridussüsteemi, et mingis mõttes on tehisintellekt olnud meile nagu kingitus, et ta paneb meid olukorda, kus meil ei olegi enam muud valikut, kui ümber korraldada tegelikult see, kuidas me õpime ja milliseid pädevusi meil vaja omandada on. Ehk siis need üldpädevused, seesama süsteemne mõtlemine, kriitilise mõtlemisvõime oskus küsida miks, aga kus sa seda võtad, aga kes sulle seda ütles, aga mille pealt sa seda väidad, kelle andmed need on, kust need andmed võetud on, kas need andmed seda näitavad. Et need kõik kriitilise mõtlemise oskuse võimekus, mis on ülioluline tänapäeval, aga aina enam tulevikus, on need, mida tehisaru sunnib meid tegema. Lihtsalt tema tulek paneb meid olukorda, kus me peame inimestena oskama neid asju küsida ja analüüsida. Samamoodi eetilised küsimused. Aga kas see on õiglane? Aga kelle jaoks see on õiglane? Aga kas see on tõsi? Aga kes ütles, et see on tõsi? Aga kas nii oleks õiglane või oleks teistmoodi hoopis õiglasem inimeste suhtes? Et õigluse, tõe, õiguse, kõik eetilised küsimused muutuvad aina olulisemaks ja olulisemaks ka haridussüsteemis ja nende pädevuste arendamine on see küsimus, mida TIHÜPPE programm tegelikult ka taga ajab. Me töötame praegu koos arengupsühholoogidega, Grete Arro, Jaan Aru ja Kaspar Krubiga välja seda õppimise uuendatud, ma ei taha öelda uut, aga uuendatud kontseptsiooni tehisaru ajastul. Et mis see mõju sellel tehisaru tulekul tegelikult õppimisel on? Et kui siin õpilased vihjasid sellele, et kui ChatGPT kasutatakse õppimise asendusena, ehk siis õpetaja laseb PowerPointi teha ChatGPT-l või õpilane laseb ChatGPT-l valmis teha oma referaadi, ehk siis õpilase õppimine ja mõtlemisoskuse arendamine asendub tehisaru õppimisega, sest tehisaru on väga õppimisvõimeline. Kui sa talle aina rohkem neid referaate sisse söödad, seda targemaks ta saab. Tema õpib, aga sel juhul õpilane ei õpi. Et see on see mure või see isegi, ütleme nii, et hirm, mis võib inimkonnaga juhtuda. Ehk siis tehisaru ajastul, kui me ei suuda oma õppimisprotsesse teistmoodi ümber kujundada ja tehisintellekti õppimisse sisse integreerida, siis juhtub see, et õpib tehisaru, aga ei õpi inimene. Ja inimese selline mõtlemise võime langus võib reaalselt ka juhtuda. Ja selle tõttu sellest kantuna me praegu kontseptsioonina arengupsühholoogidega kujundame ümber või täiendame seda, et mida tähendab õppimine, kuidas kujuneb õppimine ja kuidas laps õpib või noor inimene õpib, kui tal on juures tehisaru. Kuidas tehisaru suunab meid õppima, kuidas ta esitab meile neid väljakutseid. Täna tuli väga hea uudis Anthropic, kellega me ka läbirääkimisi peame, kellel on tehisaru nimega Claude, andis välja selle Claude'i või annab välja selle Claude'i haridusversiooni, mille peamine ülesanne on õpilasi piitsutada küsimustega. Et mitte anda vastuseid, vaid reaalselt sundida neid vastuseid ise otsima, aga nagu suunata nende küsimustega õpilasi otsima vastuseid, ehk siis tegelikult õppima mõtlema. Ja ka selle Anthropikuga me täna läbirääkimisi peame, et kuidas me saame rakendada neid tehisarusid Eesti haridussüsteemis, nii et selle TIHÜPPE programmi üks olulisemaid fookusi on ikkagi selle õppimise kujundamine selliseks protsessiks, kus see õppimine toimuks esiteks õpetaja juhendamisel tehisaru abil ja me suudaksime viia selle õppimise uuele tasemele võrreldes sellega, mis meil on praegu hirmud, mis juhtub õppimisega siis, kui me kasutame tehisaru ilma juhendamiseta ja asendame enda õppimise tema õppimisega. Praktilise poole pealt see programm näeb selline välja, et täna meil ühed praktilised õppetoad haridustehnoloogidega, koolide haridustehnoloogidega juba toimuvad, osadele koolidele on pakutud ka õpetajatele praktilisi õpitubasid juba, aga nii kaua, kui meil seda õpikontseptsiooni veel hetkel ei ole, me koolitusprogrammi peame natuke ootama selle väljatöötamist, see lähtub sellest õpikontseptsioonist. Aga augustiks on meil eesmärk siiski ka koolitused, tihedad koolitusprogrammid valmis teha, nii et augustist saaksid gümnaasiumi õpetajad siis asuda ka nendele intensiivsematele koolitustele, nende tänaste praktiliste töötoade kõrval siis ka intensiivsematele koolitustele ja septembrist teeme koolidele siis kättesaadavaks nii OpenAI ChatGPT haridusversiooni litsentsid kui ka loodetavasti sellesama Anthropicu Claude'i haridusversiooni litsentsid. Meil on praegu läbirääkimised nendega, et litsentsid saavad nii õpilased kui ka õpetajad
saavad töövahendid, kui täna nüüd puudu on, ja saab startida siis, kui õpetaja loomulikult selleks valmis on, et ei ole mingit kohustust nüüd 1. septembril kohe kõigil hakata X arvu tunde kasutama seda masinat, aga me teeme need õppimisvahendid kättesaadavaks koolidele ja teeme ka need koolitused õpetajatele. Väga palju on räägitud sellest, et kas tehisaru asendab õpetajat, kas tehisaru vähendab õpetajate koormust. Õpetajate asendada ei saa, sest see õpiprotsess peab jääma õpetaja juhendamisel toimuvaks õppimisprotsessiks, et ka tehisaru toomine kooli ei saa olla tehnoloogia poolt juhitav protsess. Mitte tehnoloogia ei juhi õpiprotsessi, vaid ikkagi õpetaja juhib õppeprotsessi. Ehk siis esialgu kindlasti see sisseelamise periood, kui on vaja see tehisaru integreerida sinna õppeprotsessi, on õpetajale tõenäoliselt pigem suurema koormusega. Aga ka täna on tehisaru võimeline õpetajat abistama väga paljudes töölõikudes. Ma arvan, et õpetajad isegi ja need praktikud, kes õpetajaid koolitavad, teavad täna isegi palju rohkem, kui haridusminister teab sellest, millised on need õpetaja abimehe võimekus tänasel tehisarul. Nii et otsige oma haridustehnoloogide ja võib-olla teiste kolleegide käest ka nõu. Ja ka Harno on siin kindlasti abiks nõustamisega, et kuidas tegelikult tehisaru juba täna abimehena õpetajal abiks saab olla. Meie lootus on see, et 2028. aastal, kui väljub see esimene lend, kes on koos tehisaruga õppinud, ja ka need lennud, kes on Inseneriakadeemia valikkursuseid ja täiendavat tehnoloogiaõpet nii põhikoolis, ka gümnaasiumis ja kutsekoolis tegelikult saanud, et meil on ikkagi põlvkond, kes ühelt poolt suudab hakkama saada väga tehnoloogia intensiivses maailmas, väga tehnoloogia rikkas maailmas, kus tehnoloogia väga tugevasti kujundab meie töökeskkonda, meie elukeskkonda, aga mis peamine, et nad on väga tugevate kõrgete pädevustega just nimelt nendel kognitiivsetel tasanditel, mis on seesama loovus, kreatiivsus, analüüsivõime, kriitilise mõtlemise võime, süsteemse mõtlemise võime, seoste loomise võime, inimsuhted, emotsionaalne intelligentsus, eetikaküsimused, et kõik need on need pädevused, mis on tegelikult 21. sajandi inseneeriava maailma võidukäigu ja tehisintellekti maailmas üliolulised uutele põlvkondadele. Nii et ma arvan, Eesti on siin julge olnud. Loodan, et ka tark ja nutikas, mitte ainult julge. Ja me läheme väikeste sammudega, aga siiski läheme ees. Aga väikeste sammudega, et ei ole vaja joosta, on vaja teha targalt, aga mitte jääda ootama või sulguda sellele tehnoloogia muutusele, mis meie ümber toimub. Aitäh! Aitäh! Ministril on kiire ajakava. Varsti hakkab vist valitsuse istung, kui ma eksin, tuleb sinna joosta, aga kas meil on paariks küsimuseks on hetk. Nii et võtame publikust, kust tuleb käsi, sinna läheb ka mikker, et küsida ministrilt küsimus. Siit eest Rasmusele palun. Rasmus Kits, Eesti Teadus-Huvihariduse Liit ja Informaatikaõpetajate Selts. Tehisintellekti kasutuselevõtuga on meil üldhariduses väga palju hirmusid, kartuseid. Kas me võime tegelikkuses loota ja oota informaatika kogukonnas ja ka üldse õpetajate kogukonnas, et Eestist võiks saada tehisintellekti kasutuselevõtu liider hariduses, kes hakkab teed näitama kõikidele teistele? See ei saa olla kindlasti eesmärk omaette. Et eesmärk ei ole mitte olla tehnoloogia kasutuselevõtus liider, vaid eesmärk on meie lastele ja noortele kätte anda pädevused ja oskused ja võimekus, mis tegelikult teeb neist liidrid, kui nemad koolist väljuvad, eks ole. Et see on ju eesmärk, et kas Eesti on esimeste seas, nagu ma ütlesin, me kõnnime ees, me ei kõnni taga, me kõnnime ees, meiega koos kõnnivad ees Singapur ja Lõuna-Korea. Nad on paar sammu meist tegelikult veel ees. Me kõnnime kindlasti ees ja meie peale kindlasti vaadatakse. Aga sellest ei tasu nüüd niimoodi nina upakile ajades või pikali kukkuda, et jällegi eesmärk on ikkagi meie noored ja nende pädevused. Ehk siis see, et kui nad nüüd väljuvad sealt koolist ja me ju teame, et see tehisaru on sel hetkel kõikjal ja igal pool,
siis nemad on see põlvkond, kes suudab selles ühiskonnas tegelikult väga hästi toimida. Ja nagu ma rõhutasin, siis tehisaru õppimise sisse toomisel ei ole küsimus ainult selles, et kas meil on tehnoloogilised pädevused olemas, sellepärast et tegelikult erinevalt varasemast ajastust, kui tulid arvutid, tuli programmeerimine, siis see oli väga selline keeruline tehnoloogiline süsteem, kus sa pidid väga palju õppima, et üldse seda tehnikat kasutada. Tehisaru on väga palju kasutajasõbralik, ta on väga intuitiivne. Sa ei pea väga palju koolitustel käima selleks, et teada, kuidas tehisaru toimib, kuidas teda kasutada. Nii et tehnoloogiline pädevus ei ole siin väga kõige olulisem on see, mis hakkab kujunema ühiskonnas tervikuna, et kus on tõde, mis on õiglane, kes ütles, aga kus sa seda võtsid, kuidas ma seda kontrollida saan, ehk siis oskus tegelikult analüüsida, kriitiliselt mõelda, erinevate asjade vahel seoseid tekitada, inimsuhteid kujundada, sellepärast et masin seda teha ei oska ja ei hakkagi mitte kunagi oskama. Lugusid kujundada näiteks loovalt, ega masin ta küll loob mingi loo, aga te saate aru, et seal loos ei ole tegelikult päriselt inimesi olemas, et seal on mingid sellised karakterid, kes päriselt inimestena tõenäoliselt kunagi eksisteerida ei saagi, sest inimsuhteid ta ei tunne. Et see muutub palju olulisemaks, et kui te vaatate täna LinkedIni töökuulutusi, siis enamuses töökuulutustes on 3 asja, mida küsitakse ükskõik, mis see muu spetsiifiline oskus on, mida töö juures küsitakse. Kommunikatsioonioskust ehk siis suhtlemisoskust, et kas oskad inimestega suhelda, kas oskad koosolekutel seisukohti esitada, vastu väidelda, arutleda, üldse inimestele helistada, nendega mingeid asju kokku leppida, kõik see küsitakse meeskonnatöö tegemise oskust, et kas te oskate meeskonnatööd teha ja siis on võib-olla 3. on tõenäoliselt see mingi keeled ja üleüldine selline rahvusvahelise kogemuse oskus. Aga esimesed 2 ehk siis suhtlemisoskus, kommunikatsioonioskus ja meeskonnatöö oskus on kõikidel töökuulutustel, kõikidel ametitel juures. Seda nõutakse igalt poolt. Ja kui vanasti haridussüsteem oli väga keskendunud ikkagi individuaalselt, et sinu kontrolltöö, sinu teadmised, me hindame, eks ole, sinu individuaalseid oskusi, siis täna me peame vaatama seda, kas see noor, keda me arendame, kas ta oskab meeskonnas töötada, kas ta oskab suhelda, kas ta oskab suhteid luua, kas ta oskab neid hoida, kujundada, inimesi enda ümber koondada, liidripositsiooni mingites rollides ette näidata. Ta ei pea igal pool alati liider olema, aga tal on mingid rollid, kus ta võtab eestvedamise vastutuse enda peale. Et need on ka need oskused, mis tehisaru ajastul on üliolulised. Tervist, Lauri Haav, Koodi Jõhvi programmeerimiskool. Te mainisite oma kõne alguses ühte pangajuhti, ma vist aiman ka, mis pangajuht see on, et pank kasutab käivet 2 korda, vähendab töötajate arvu 2 korda, et meil koolisüsteemis vist käibeks on õpilased, kelle arv paratamatult väheneb demograafilises protsessis. Et kas siis haridussüsteemis peaks töötajate arv 4 korda vähenema? Ei, vastupidi, me näeme seda, et meil õpetajate järgi vajadus suureneb, õpetaja õpilase suhtarv läheb väiksemaks, ehk siis, et palju rohkem on vaja õpetajaid iga õpilase kohta, kui meil seni üldse olnud on, ja see on pigem trend sinnapoole, mitte vastupidi. Sellepärast, et esiteks on haridussüsteemis toimunud paradigmaatiline muutus, mille vastu küll võitlus praegu veel natukene toimub, aga see paradigmaatiline muutus on see, et iga laps peab saama oma võimetele maksimaalse võimaluse haridussüsteemist kätte. Et me ei tõsta mitte kedagi kuhugi teise kasti ära, kuna tema ei sobi selle Harju keskmise standardiga, me tõstame ta siia kõrvale, jätame istuma, viime erikooli, mida iganes, vaid iga laps peab selles koolis saama maksimaalse võimaluse. See õpetajad sunnib diferentseerima väga palju oma õpet, see suurendab õpetajal väga palju koormust, mis tähendab tegelikult seda, et varem või hiljem me jõuame selleni, et 24 lapsega klassis ei saa olla üks õpetaja. Et seal peab olema neid rohkem. Selleks, et iga laps klassis tegelikult saaks oma võimetele vastava hariduse. Me oleme sinna poole juba liikunud, see on väga raske, see nõuab väga palju rohkem ressursse, aga ma näen ka esimesi tulemusi. Ma olen selle kaasava hariduse kriitikutele olen alati öelnud, et ülikooli õppejõuna, ma olen ülikoolis 20 aastat õppejõuna töötanud. Nüüd viimase 5 aasta jooksul näen ma kaasava hariduse tulemust, et minule ka jõuavad ülikooli lapsed, kes on haridusliku erivajadusega, kes mitte kunagi ei oleks sinna kunagi varem jõudnud. Nad oleks kuskil erikooli ära pakitud, nad oleks seal võib-olla 16 aastani 9. klassini käinud,
ja rohkem nad selles mõttes ilmselt hariduses oma potentsiaali ei oleks saanud realiseerida. Aga täna nad saavad. Nad jõuavad täna ülikooli. See esitab ka ülikoolidel muidugi väljakutse, et enam massiloenguid sellised 400 üliõpilasega on ka väga keeruline teha. Et ka ülikoolis on õppejõudude üliõpilaste suhe väiksema suunas kogu aeg liikumas, individuaalsema õppe suunas, aga trend on pigem ikka sinna, et vähem õpilasi, aga pigem on isegi rohkem õpetajaid tulevikus vaja. Ma lisan seda, et õpetajate profiilid diferentseeruvad ka. Et enam ei ole niimoodi, et on ainult ühte tüüpi, eks ole, aineõpetaja, vaid õpetajate profiilid muutuvad väga mitmetahuliseks. Ja inimesed töötavad erinevate koormustega koolis, täidavad väga erinevaid tüüpi õpetamise ülesandeid ja õppimise ülesandeid, mitte ainult ühte tüüpi aineõpet, mida tehakse, vaid see muutub väga, väga mitmetahuliseks, mitmekülgseks, mis tähendab seda, et kooli liiguvad tööle ka väga eri pädevustega, eri ülesannetega inimesed pigem tulevikus. Ivo Isaks, Saaremaa gümnaasium. Üks küsimus, mis mul on tegelikult, ma natuke kajan vastu võib-olla enda õpetajate mõtet ka. Et Ivo, kui sa meile raha ei anna aega. Ja mis mu selle mõte on see, et ma olen väga selle TI-hüppe pooldaja. Aga võib-olla üks kõige olulisemaid küsimusi selle asja juures on see, et kuidas me leiame aega, et õpetajad saavad selle programmiga ja tegelikult selle väga suure uue hüppega leida selle aja, et sellega nagu päriselt süvitsi tegeleda, mitte et see ei oleks jälle üks suur programm paljude seas, mis tuleb ja kui raha saab otsa, läheb. Kuidas me leiame aega, palju saavad ära teha koolijuhid ise, et admini pool õpetajatel nullini viia, aga mida saab teha riik ja Haridus-Teadusministeerium, et õpetajatel aega juurde leida? Aitäh! Ja esiteks me ei tohi seda TI-hüppet teha sellise suure tsunamilainena koolile peale, et nüüd ta tuli korraga kõik, eks ole, ja nüüd hakkake kõik kohe sellega pihta ja kui ei hakka, siis te olete maha jäänud ja sellist survet ei saa peale panna. Et nagu ma ütlesin, ta tuleb selline väikse nagu liikumisega tuleb kooli sisse, et kui me septembrist on meil kohustus presidendi käskirjaga teha koolidele need litsentsid ja õppevahendid kättesaadavaks, siis meie kindlasti koolidele käsku ei anna, et nüüd 1. septembrist peate kõikides õppeainetes hakkama seda järsku kasutama. Et meie nägemuses peaks ta integreeruma sinna õppesse ikkagi samm-sammult ja õpetaja peab olema see, kes ütleb, millise sammuga tegelikult see õppeprotsessi sisse läheb. Tuleb arvestada muidugi seda, et õpilased seda kasutavad. Et see on täna juba koolis, eks ole, et õpiülesanded tõenäoliselt juba täna õpetajad mõtlevad ümber, et mismoodi nad need õpiülesandeid ümber teevad, sellepärast, et vana tüüpi õpiülesanne ei pruugi täna enam toimida, sest seda on võimalik lihtsalt tehisaruga oluliselt lihtsamini lahendada ja õpetajal on väga keeruline tuvastada, kes tegelikult selle ülesande siis tegi, eks ole, kelle ta tegelikult hinde paneb, et kas ta paneb hinde ChatGPT võimekusele eesti keeles Kivirähu raamatust esseed kirjutada või ta paneb hinde hoopis õpilasele, et ta on selle Kivirähu raamatu tegelikult ka läbi lugenud, et keda ta hindab siis tegelikult päriselt. Õpetajal on väga keeruline tuvastada seda. Aga see samm-sammult sisse integreerumine on pigem see, et need ka koolijuhtidele, et ei tasu kohe suruda õpetajaid 1. septembrist, et nüüd peavad kõik kohe ja esimesel hetkel seda kasutama hakkama, vaid see, et me õppetöös samm-sammult integreerime selle sinna sisse ja anname õpetajatele aega selleks, et nad saaksid selle tehisaruga tuttavaks ja suudaksid läbi analüüsida ja läbi mõelda enda jaoks, kuidas nad selle õppeprotsessi sisse integreerivad. Aga me oleme ka koolijuhtidega nüüd kokku leppinud, et me läheme nii bürokraatia ja administratiivkohustuste kui ka õppekava enda läbi analüüsimine, et mis on need asjad, mida me saaksime sealt täna välja võtta, mis täna tehisaru ajastul enam ei ole võib-olla nii relevantsed. Et need on ühed ülesanded, mis me ka koalitsiooni läbirääkimistel juba üleeile tegelikult kokku leppisime, et me peame selle reha nüüd ära tegema nendes kõikides regulatsioonides, mis reguleerivad kooli tööpäeva. Kasutaksin ka võimalust, küsiksin viimase küsimuse siia lõppu, millel pikka vastust ei oota, ma saan aru, et peab jooksma. Ja see on visiooni kohta just selle sama TIA sihtasutusega, et Eesti on tuntud ka kui haridustehnoloogiamaa ja meil on haridustehnoloogia ettevõtted, nii nagu Eestil kombeks, per capita päris hea arv selle kohta. Ja see tehisaru kasutamine, see, mida pakub Claude Anthropicu poolt või ChatGPT OpenAI poolt, on enamasti see chat pool sellest, mida saab otse rääkida, mis on tavaliselt jäämäe tipp sellest võimekusest ja ülejäänud peitub selles,
kuidas selle peale ehitatakse mingeid spetsiifilisi lahendusi. Ja kas on praegu visioonis ka olemas mingisugune osa, mis läheb eelmise küsimusega selles mõttes kokku, et need erilahendused, mis siin ehitatakse, ongi selle mõttega, et õpetaja ei pea kõike ise selgeks õppima, kas kuidas promptimist teha või kuidas mingi konkreetselt seda töövoogu teha, vaid selle jaoks on mingi lahendus, mis ehitatakse selle peale. Ja küsimus ongi selle kohta, kas see protsess on ka osa sellest sihtasutuse visioonist või pigem ongi see, et me tekitame seda suhtluse poolt selle chatiga? Kindlasti on see osa sellest sihtasutuse ühest ülesandest, on selle EdTechi kogukonna liitmine sellesse protsessi sisse just nimelt nagu nende kasutaja lahenduste väljatöötamiseks, mis õpetajal vaja on, et õpetaja tööst ju väga suure osa koormusest võtab see ise nende õppeprotsesside väljakujundamine ja õppematerjalide tootmine. Et me väga loodame, et selle tehisintellekti tulekuga ja haridustehnoloogia ettevõtete ökosüsteemi liitumisega sinna me suudame jõuda nii kaugele, et me töötame välja sellised, ma ei tea öelda standardsed, aga massilisemalt kasutatavamad lahendused tehisintellekti baasil, mida me Eestis saame hariduses kasutada õppimisel. Ja kindlasti. Aitäh! Palun suur aplaus! Ja tuleb Harno poolt ka väike kingikotikene.